Uue kodu uudised. Meil on kirbud. Täitsa ajuvaba, saad aru või? Meil on kirbud kodus. Täiesti kurat. No vaata. Siuksed. Mul on rohkem. Siuksed väiksed punnid nagu. Meile tegime markeriga kõik punnid üle, et äkki mõtlesime, et äkki käisime seal matkal olles, et äkki saime seal tegime üle. Aga siuksed punne. Siuksed punne oleme täis, need räigelt sügenevad. Ja ma nüüd ei teagi, mis saab. Täiesti, ma ei oska ju arsti juurde ka minna, et öelda, et meil kirbud on, et andke nüüd kirburohtu. No ma ei tea. Ma ei kujuta ette, mis nüüd saab. Meil pesumasin, kõige hullem on see, et meil pesumasin ei pese ka tuli kuuma veega. Seal on midagi rikkis, täitsa perses. No ma ei tea, vaat see on eksootika. Tuled korterisse, täiesti uus korter on ja saad kirbud omale. Sest varem meil mitte kuskil mitte midagi ei olnud ja nii kui siia kolisime läks. Esimesel päeval just juba, aga tulid meil... Ei olnud esimesel, mingi paari öö pärast hakkas tulema punn ja nüüd on hullu majana. Ma ei kujuta ette, kus me kirbud saime, aga kirbud meil on nüüd. Vot nii. Et ma otsisin voodist ka kirpe, aga sealt ma nagu midagi leidnud. Et ma ei teagi. Et ma nüüd hakkan mõtlema, mis saab. Kuna ma väga loodusesse pole veel jõudnud, aga üllatusi on ikka olnud ja praegu on üks minu kõrval, siis ma näitan teile ka. Istusin laua taga ja vaatasin, kurat, mis kuradi pleks on seina peal. Aga vaadake seda. Väike lillikas, ma panen käe kõrvale. Võt, nii suured lillikad on siin. Ma ei taha teada, kui suured siin sipelgad on siis. Võt, ja kirpude vastu saime ka rohtu. Me rääkisin, et meil on kirbud. Käisime kuskil loomapoes, näitasime, et on punnid peal, et ammustavad ja magada on halb ja andsid meile mingid hullu mürki, et nüüd vaatame, pisardame kodu üle ja kui lahti ei saa, siis peab kutsuma kahjuri tervesse kortermajja. Et siis hakkab alles nalja saama, et kurat, ma ei kujuta ette, aga kust kohast me need saime, aga jube nõme on ikka. Oot, aga selge. Kirbudele on meil siin veel mingid loomad ja need loomad on prussakad, Me leidsime ühe prussakaga, me arvasime, et võib-olla ta kukkus, vaata, meil on siin see pesuruum on ju, et äkki ta sealt katuselt kukkus, sealt saavad nad ronida siia või siis, või ma ei kujuta ette, kui me oleme nii ebahügiensed inimesed või, no ma ei tea, jah, aga jee. Siin on järjekordne peatükk. No, ma istun kohe maha. Lugu oli siukene, et siis päeval olid avastasime kirbud päeval ja mõtlesin, et pidin juba tegelikult eile minema nagu kursavendadega, kuskil pidid mingid mootorite laborit mulle näitama ja õlle pidid näitama, mis see kohalik õlu on ja päris aus kant on see Kolumbia ikka. Et ma olen nüüd osa siin inimest kinnivad mööda. No, ühesõnaga käisin siin tunnis ka päeval ja ega ma kuhuga ma jutuga vist väga ei jõua, aga ma annan väikse ülevaate ikka, äkki on endale hea vaadata kas või. Et käisin seal tunnis ära ja siis mõtlesime selle kursavennaga, et davai, et lähme joome kuradi, siuke hästi muhe kutt on, Edison on nimi. Et davai, et lähme joome mõned õlled on ja siuke sümpaatne vend nagu. Ja läksime, istusime kuskile parki maha ja hakkasime õlut jooma ja ütlen täitsa perses, kui sõbralikud inimesed siin on. See on päris kuradi kihvt kuju, räägib, et jõudsin ikka kuradi Lõuna-Ameerika kõige kuradi paremasse linna ja et inimesed on nii sõbralikud siin, et kui sa reisid ükskõik kuhu mujale, sa ei näe, kui sõbralikud me oleme, et meil on nii naljakas kogu aeg ja nüüd me istusime seal üks tund, 2 tundi ja ütleme, et õllepudelid on ka siin siuksed vähe suuremad, paar sellist ja ega ei olegi rohkem midagi vaja.
aga ega ma siin... mul oli ülgelt palju asju tegelikult, millest ma tahtsin rääkida. Aga ma mõtlen kohe, ega mul praegu kurat meelde küll ei tule. No jah. Ei, ühesõnaga ma ütlen, et väga super. Ma tunnen ennast nagu puhkusel lihtsalt. No nii hea on olla, no saad aru, no temperatuur on kidekas, niimoodi oled siin istud ja isegi ei ole palav ega pole külm, vaid idekas niimoodi, et näpud on õlle hoidmiseks ka parane temperatuuriga, et ei soojenda pudelit kohe üles. Jep. Ja ega siin midagi, nüüd ma lähen koju, ma pean hakkama selle kuradi kirpudega võitlema, no täitsa perses. No ma ei tea, kus need asjad tulid raisk. Väga julm, kurat küll. I heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me